10 Andrei Frolov, number 92 Karl Gustav Koka, nende ees 10 peal number 49 Sakarja Beglarashvili ja ründetuuona number 20 Kevin Mätas ja number 9 Egert Õunapuu. Ja peakohtunik ongi andnud tänasele kohtumisele avavile. Elva kohe proovis väga kavalalt Lagust proovile panna. Ei olnud üldse paha sooritus, oleks tõenäoliselt kukkunud latti alla, aga Lagus oli ülesannete kõrgusel. Kui United alustab siin madalalt rünnaku ülesehitust, siis käime kiiresti läbi ka madala palli tänasel märjal väljakul, kui õnnestuks neid palle panna niimoodi, et nad enne väravahti põrkavad, siis see võib sealt visata lutsu ja isegi natukene õrnemad läbisöödud või tsenderdused võivad seeläbi väga ohtlikuks muutuda. Ja igas mängus võib tulla ette üllatusi, nii et vaatame, mis täna meile kohtumisel varuks on. United taaskord paremalt äärelt väga hästi sai läbi ja Kevin Mätase väga terav pall kastjale tundub, et sealt Õunapuu jalast läks väravast mööda. Sentimeetrite küsimus, et Õunapuul oleks õnnestunud, siis on pannud tähele, et tänaseks on laenuleping läbi saanud. Ja siin taustal Sakarja väga ohtlikult kaugelt läheb löögile. Aga tundub, et alla meetri tagumisest postist mööda, nii et väga hea üritus Sakarjalt. Läbi saamas. Võiks öelda, et küllaltki rabe kohtumine, kui nüüd... Oi! Ja Sakarja läbi söödust Egert Õunapuu jõudis esimesena pallini, tegi puute Jänesest mööda, aga Jänes seal ei jõudnud enam kätt tagasi tõmmata ja Nõmme United on 25. minutil teeninud penalti. Egert penaltipunktilt ja saadab selle palli kindlalt tugevalt vasakule alla nurka. Nii et United on 26. minutil Egert Õunapuu 3. väravast kodusel Männiku staadionil asunud seda kohtumist 1-0 juhtima. Egert siis eelmises mängus Tartus sekkus poolajal mängu ja juba ühe poolaega õnnestus tal, aga selle võitis United ja nüüd tulevad siin 3-3 vastu kiirrünnakus. Beglarashvili läbisööt jõuab Egert Õunapuule ja Egert Õunapuu teeb seisuks 2-0. See on surmav duo, Beglarashvili Õunapuu. Väga hästi karistati kiirrünnakuga praegu FC Elva ära. Suured jõud viidi Elva poolt karistuslöögiks kasti, aga eks see alati võib kaitsvale võistkonnale luua selle võimaluse igas kohtumises nooremaid ja kes koguvad ka väga palju minuteid. Kui siin vasakul poole Tokora jõudis kasti ja teeniski oma individuaalse meisterlikkusega siit penalti. Peaks mainima, et võib-olla Läänelaid seal praegu natukene tormakalt selle vea tegi, kui oli juba õigel pool. Ja sai ka seekord Lagus sinna käe vahele, aga siiski löök oli nii tugev, et seis on Unitedi poolelt 2-1. Elva jaoks kindlasti väga-väga vajalik väravat sellest kohtumisest veel põnevuslahing teha. Siin ise tekitada moment, kui nüüd vasakult Kevin Mätasel õnnestub kasti murda. Terava nurga alt saab vasaku jalaga üleaste tulemusel peale löögile, aga Jänes tõrjub selle löögi nurgalöögiks. Meie libeda väljaku peal sealt võib automaatselt juba kellegi libastumise tagajärjel kas või neid momente tekkida. Ja nüüd Sakarjal vasakult poole tsenderdus õnnestus paremini, pall jääb seal lahtiseks ja on 3. korda väravõrgus ja see on Egert Õunapuu kübaratrikk. Egert Õunapuu 2 kohtumist järjest teeb kübaratriki. Väga hea surve sai siin. Ja Sakarja läkski sealt kohe peale lööma, aga natukene esipostist mööda, aga selle peale teebki kohe Elva ära ka oma Mölder uuesti Frolovile. Luhakad söödud. Mölder parem, aga pehme tõste kasti ja saab sealt Kaarel Lepsalu ohtlikult peaga löögile, aga on see liiga Jänese pihta ja lihtne saak väravahile. Elva proovib nüüd kiirelt kohe alustada paremast säärde. Unitedi pressing on siin hea. Kevin Mätas jätab selle palli kannaga Radomskile ja Ossep läks väga hästi
kaitsest mööda, aga löök natukene liiga mugaval kõrgusel väravahi jaoks. Seal vasakult terava nurgalt kasti murdes selgelt kõige mugavam kõrgus. Aga siin pall põrkas Mölderile ja Mölder sai palli jänesest mööda ja on jälle penalt. Elva kohtunikud ei ole selle otsusega absoluutselt rahul. Meil võib-olla õnnestub vaadata siin ka kord. Ja saadab Riki selle palli väga enesekindlalt võrku ja United on läinud seda kohtumist 4-1 juba juhtima. Iga teisel korrusel mees omal kohal ja selle laguse välja klaaritud palli saatel ka Rasmus Maalin tänase esiliiga 17. vooru kohtumise lõppenuks vilistab